Autopassadone laagri esinduses käib sisuliselt iga päev vilgas liikumine, aga tänane päev on pisut erilisem, sest Citroen tutvustab oma uusi mudeleid ja avalikustab kohe ühe korraliku pommuudise. Tänase päeva staar on C5 Aircross täiesti uue mudelina, läbinud mitte ainult kosmeetilised muudatused, vaid ongi täiesti uuel platvormil, täiesti uue sõidukiga tegu. See on üks asi ja teine võib-olla selline Citroeni sõiduautode brändi poolt puudutav eelkõige on siis avalöök meie 8-aastasele 200 000 läbisõidupiiranguga tehase garantiile. Mis on ju tegelikult väga suur asi üleüldse autonduses, et selliseid numbreid väga naljalt ju klientidele ikkagi ei pakuta. Täpselt, see on väga konkurentsivõimeline pakkumine turul ja siit saab öelda ka seda, et selle garantii väljatulekuga siis tootja omalt poolt lisab kindlust võib-olla siis kliendile, kinnitab üle, et meie sõidukid on tõepoolest vastupidavad, töökindlad ja nad on selle oma lubaduse taga valmis ka seisma. Siiamaani kliendid, kes on oktoobrikuus soetanud, on väga rahul ja tegelikult, mis siin salata ka üllatunud, olnud sellise tehasepoolse pakkumise üle. Sellest lubadusest me räägime Citroeni sõiduautode kontekstis. Kõik sõiduautod, mis on Citroeni mudeli valikus, täna, homme, ülehomme omavad seda 8-aastast 200 000 kilomeetri läbisõidupiiranguga tehase garantii. Selle garantii lansseerimisel või avamisel klientide jaoks on tegelikult kaks peamist aspekti. Üks on siis võib-olla see, et anda esmaostjale see kindlus tõepoolest see sõiduk soetada. Ja teine pool, mida kindlasti silmas pidada, on siis see, et need sõidukid, nende oodatav väärtuse kasv järelturul, ehk siis tegelikult me teame ju, et tavaliselt liisinguperioodid on 4-5 aastat, kui klient ostab seda, kasutab, siis ka peale seda sõiduki liisinguperioodist väljumist on tegelikult sõidukiga täna veel täiesti arvestuslikult kehtiv tehase garantii, mis võimaldab ka järelturul seda sõidukit omakorda siis võib-olla atraktiivsemalt pakkuda. Nii, Aircross on uuel platvormil uus auto, aga mida Citroen veel pakub? Citroen pakub alates C3-st, mis on hästi linnasõbralik, kuni siis erinevate linnamaasturiteni välja. On meil B-segmendi linnamaastur, C-segmendi linnamaastur, loomulikult tarbesõidukid, millega on Citroen juba omale nime teinud pikki aastaid, nii et Citroen ei ole pelgalt ainult tarbesõidukite bränd, vaid meil on väga adekvaatne sõiduautode valik ja mis puudutab mudeli valikut ja võib-olla seost Citroeniga, siis täna võib julgelt öelda, et Citroenil on Euroopa tootjatest kõige laiem mudeli valik pakkuda. Nii et tõenäosus kliendina üsna suur, et kui sa tuled, otsid endale mingit just enda nõuetele, parameetritele sobivat sõidukit, siis Citroeni mudeli valikust sa suure tõenäosusega selle leiad. Kuidas eestlane on Citroeni aastate jooksul vastu võtnud, kuidas ta uute autodega kaasa tuleb, et kas käiakse proovisõitudel, kas ostetakse? Citroen on eestlaste seas väga soojalt vastu võetud. Pikemalt ei vaja tutvustamist. Citroeni mudeli valikusse kuuluv sõiduk Berlingo, mis on piltlikult öeldes Citroeni sünonüüm olnud aastaid, isegi võib-olla aastakümneid. Citroen on väga laialt levinud ka Eesti telefilmides, kus Oskar Lutsu teostes on kasutatud näiteks Citroen Avanti ja tegelikult ka esimese Eesti Vabariigi ajal president Päts, tema üheks ametiautoks oli Citroen, nii et meil on täiesti seos Eestiga selles mõttes Citroenil olemas. Kuidas inimene teid üles leiab, kuidas saaks sobiliku mudeliga proovisõitu broneerida? Citroeni proovisõidu ja salongikülastuse broneerimiseks on kõige mugavam kliendi jaoks tõenäoliselt kasutada meie kodulehte, kus on olemas lisaks siis auto konfiguraatorile ka kindlasti kontaktivormid, kõik kontaktid, telefonid, meiliaadressid, nii et julgustan igal juhul sealt kaudu meiega ühendust võtma.